Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik. Tere! Te kuulate podcasti Loomaarst taskus. Mina olen Tiina Toomet ja minu vastas istub Anni Mõisamaa, kes on Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht. Tere! Tere, Anni! Ma kohe küsiks alustuseks, et teil on Varjupaikade MTÜ, see tähendab, et teil on mitu varjupaika, et palju need on ja kus need asuvad? Jaa, meil on tegelikult 8 asukohta üle Eesti, kus me tegutseme, aga 7 nendest asukohtadest on siis sellised niinimetatud varjupaigad, kus me siis oleme kohalike omavalitsuste lepingupartnerid, ehk siis pakume teenust kohalikele omavalitsustele, siis seadusjärgselt, nagu on, et kohalik omavalitsus peab siis tagama hulkuva looma esimese 14 päeva ülalpidamise. Ja see 8. koht nii-öelda on meil siis loomade heaolu keskus, kus me siis toimetame 100% siis nii-öelda annetuste toel. Et selline täitsa nagu omaenda koht, kus me ei sõltu ühestki omavalitsusest. See loomade heaolu keskus on mul alati juba ammu huvi tekitanud, aga selle jaoks me peame ilmselt eraldi saate tegema, et täna me seda siin käsitleda ei jõua. Teie puhul vist vahel tekib selline väärarvamus, et te oletegi kas riiklikud või omavalitsuse varjupaigad. Tegelikult te olete samasugused heategevuslikud MTÜ-d nagu kõik teisedki, nagu ma aru saan, ja lihtsalt, et te olete osalenud nendel hangetel, kohalike omavalitsuste hangetel, siis kus otsitakse varjupaika ja olete lihtsalt selle hanke siis endale saanud. Kas ma sain õieti aru? Jah, see on väga õige, et tegelikult me oleme täpselt samasugused mittetulundusühingud nagu kõik need teised, kes meil Eestis siin loomadega tegutsevad, et tõepoolest tegelikult igal MTÜ-l on ju võimalus osaleda hangetel ja ega me selles mõttes ei ole ka kuidagi erilised, sest et meie tegutseme 25 Eesti omavalitsuse lepingupartnerina, et tegelikult teistel omavalitsustel on ju teiste MTÜ-dega siis koostööd, et neid teisi loomadega tegelevaid MTÜ-sid, kellel on samamoodi KOV-idega lepingud, on veel palju. Ja, et millegi pärast ainult kogu aeg rõhutatakse teid ja siis teine, keda tavaliselt välja tuuakse, on siis Tartu varjupaika. Ja, just nimelt, et aga tegelikult jah, et võib-olla tõesti meid on nagu välja toodud, et kuna me oleme ikkagi Eesti suurim selline varjupaikade võrgustik, et meil on tegelikult väga pikk ajalugu ja me olemegi kuidagi kasvanud välja siis selleks, et meil on selliseks, et meil on siis need, ütleme 7 sellist KOV-i varjupaika üle Eesti. Ma korraks küsin vahele, aga sa ei pruugi teada seda, et kas sina tead, mitu KOV-i on sellist, kellel pole üldse lepingut? On sul aimu? Ma kahjuks seda niimoodi numbriliselt ei oska öelda. Ma tean, et see on selles mõttes probleemiks ja neid on. Või siis on ka sellised, kellel on leping ainult sellise MTÜ-ga, kes võib-olla, kellel on võimekus võtta kasse vastu, aga mitte koeri. Et kui näiteks satubki hulkuv koer, siis hakatakse mõtlema, et mis nüüd siis saab. Et ma tean, et see on päris paljudes Eesti piirkondades probleemiks, aga võt... Aga siiski enamikel ilmselt praegu juba on. Enamikel on ja, et see asi ikkagi areneb ja COVID aina rohkem ikkagi näevad vaeva, et nende piirkonna... Ka nende kohustus tavaliselt, eks ole, neil on ju nende kohaliku seadusandlus annab selleks ju neile ikkagi isegi mitte anna võimaluse, vaid nagu kohustab neid seda tegema, eks ole. Nii, aga lähme nüüd natukene ajas tagasi, et peaaegu 20 aastat, siis on seda varjupaikade MTÜ-d juba ja kui ma siis loen seda ajalugu, ma natuke ka piilusin ka, siis need algaastate varjupaigad täna ilmselt ei kõlbaks kusagile, et teile tuleks PTA ilmselt kontrollima saata ja küsida, et mida te siin teete ja kas te loomade heaolu peale ka üldse mõtlete? Ja, et ajad olid tõesti teised. Et kui meie inimesed eesotsas siis Triinu Priksiga, meie MTÜ asutajaga, seda asja siis alustasid, et siis tõesti ajad olid teised, loomapidamiskultuur oli täiesti teine ja oligi näiteks Viljandi varjupaigas on ju, et mis praegu ei tooks kõne allagi, aga koerad istusidki kettide otsas, olidki õues, eks ole, kuutides, praegune pilt on hoopis teine, on ju, et meil on soojad siseboksid, on ju, koerad saavad ise valida, kas nad on väljas või sees, mitu korda päevas saavad jalutama nii-öelda alalt välja, on ju. Et muidugi väga pika teekonna oleme nagu tulnud, aga arvestades, et tol ajal ei olnud üldse mingit sellist süsteemi, siis ta oligi võib-olla esimene samm sellise nagu korra poole, mis oli hästi vajalik tegelikult. See oli lihtsalt see, et nad ei oleks tänaval. Just. Et nad olid tänavalt ära viidud, esiteks
kaaskodanike ei häirinud enam, eks ole. Teine asi ka looma enda turvalisus, et ei auto alla. Mingil määral nad ju hoitud olid, et vett ja toitu ikkagi anti, aga see muidugi ei ole absoluutselt see, mida me tahaksime praegu näha. Ja praegu, üks asi, et elu on edasi läinud, aga teine asi on ka see, et vähemalt koerte puhul ma näen ja ilmselt sina saad neid numbreid nagu ka nii-öelda vaadata või mulle öelda, et koerte arv varjupaigas on ju ikkagi drastiliselt langenud, mis on nagu hästi tore. Ja, on tõesti. Et ütleme praegugi meil on ligi 500 kassi meie MTÜ hoole all, aga ainult 20 koera. Et see olukord hulkuvate koertega on ikkagi väga kõvasti paranenud. Seal on vist mitu asja, üks on teadlikkus ja teine kiipimine, eks ole ju? Ja, kiipimine mängib hästi suurt rolli. Jällegi, kui vaatame statistikat, siis on kohe näha, et need piirkonnad, kus on see kiipimise protsent siis kõige kõrgem on ju, siis loomulikult saame sealt ka kõige rohkem, sellest piirkonnast kõige rohkem koeri tagasi koju saata. Aga samas siin on ka võib-olla mingi selline mõtteviis natukene ka, et kuidagi inimesed võtavad koera rohkem kui sellist pereliiget võib-olla ja siis see kasside puhul just see võib-olla see vananenud arusaam, et kass peabki käima oma pead ja ongi iseseisev ja ei tahagi inimese tähelepanu või inimese nagu seltskonda, mis tegelikult ei vasta absoluutselt tõele. Aga eks me proovime kassidega ka sinna maani jõuda. No kui meil nüüd see kiipimise teema juba sisse tuli, siis räägiks sellest ka natukene, et ikkagi väga palju satub varjupaika kasse, kellel on kiip ja mis on registreerimata. Et see on üks hästi minu jaoks väga veider fenomen, et ma veel võin mõista, et inimene ei saa aru, et ta võib arvata, et kui kiip pandi, siis järelikult on juba otseühendus kosmosega ja loom saadetakse koju tagasi. Aga loomaarst, kes selle kiibi paneb, ma ei saa öelda, et nad oma tööd võib-olla valesti teevad, aga võib-olla siis sellest selgitusest omanikule, et ta peab selle ise registreerima, et sellest jääb vist puudu või kuidas sulle tundub? Ja mulle tundub samuti, et sellest jääb puudu. Hästi palju olen kuulnud, kuidas loomaomanikud ütlevadki, et nad kuidagi ei teadnud või nad ei saanud aru või võib-olla seal kliinikus käies oli seda ähmi nii palju. Väga palju informatsiooni. Ja, just. Ja siis kuidagi see jääb nagu tahaplaanile. Või on teine variant, et olen kuulnud, et öeldakse on ju, et kliinikus saaks selle ära registreerida on ju, aga see on tasuline protseduur ja siis inimene otsustab, et ta ei taha seda nagu teha. Aga jällegi siin on see teadlikkuse puudulikkus on ju, et kui inimesele ikka ära selgitada, et miks see nii vajalik on, et siis küll ta siis maksaks ka tegelikult. Sest mul tekiks ju kohe küsimus, et miks sa siis oma looma lasid piinata ja talle selle riisitera sinna naha alla süstida, eks ole ju. Täpselt. Kas riiklik register lahendaks selle probleemi? Kindlasti see aitaks seda probleemi väga suurel määral leevendada. Et see on ka see, mida meie väga toetame. Et ma arvan, et kui me üldse siin seadustest räägime, siis see peaks olema number 1 asi, millest rääkida. Et kiibistamise ja et loomade kiibistamine ja registreerimine muutuks siis kohustuslikuks ja oleks olemas ühtne riiklik register. Ja kindlasti ka kassidele, siis mitte ainult koertele, nagu on siin räägitud. Et kohustuslik, koertele on ta vist päris paljudes omavalitsustes, kassidele, kui ma õigesti mäletan, ka siis ligi pooltes tegelikult, et päris hästi. Et nügiks siis natuke veel ja saaks siis nagu kõik. Et see tundub väga veider vastuseis kasside kohustuslikule kiipimisele ja registreerimisele, et loodame, et see saab ületatud ja tegelikult jälle ma ei tea, kas sa oskad mulle mingid numbreid öelda praegu, aga ma saan aru, et kasside varjupaigas veedetud päevade arv ületas mingi, ma ei mõtleks, see oli mingi 7-kordselt või see oli mingi väga suur vahe. Ja see vahe on tõesti hiiglaslik, et ma kohe peast numbrit öelda ei oska, aga see aeg, mis kassid ootavad varjupaikades on tõesti nagu metsikult palju kõrgem kui see, mis koerad ootavad. Aga ilmselt ka need kohustuslikud 14 päeva on nii, et kui meil on kiibitud loom, siis ta ikkagi, võib-olla omanik on välismaal, ei võta toru, teinekord on telefoninumber vahetunud, alati on variante, mis ei tööta, aga ikkagi ta on võimalik praktiliselt samal päeval koju saata, eks ole ju? Ja, meil on koerte puhul tegelikult päris tavaline ka see, et me sealt samast leidmiskohast saame ta kohe koju saata, et omanik siis tuleb sinna järgi või me saame koera koju ära viia. Näiteks Tallinna piirkonnas umbes 80% koertest lähevadki koju tagasi. Et tegelikult meil Tallinna varjupaigas praegu koha peal ongi ainult 4 koera. Aga samas igapäevaselt käib need ikka läbi, et ikka juhtub, et koerad saavad kogemata jooksu.
Kiibid on olemas, on registreeritud. Ehk siis nende loomade puhul te olete kokku hoidnud 14 korda päeva just, täpselt. Et KOV-ile öeldakse, see kokkuhoid on väga suur, eks ju? Just, ja KOV-id ka ise ju toetavad täielikult seda kiibistamise kohustuslikuks muutmist. Ja kassi puhul siis, eks ole, et te hoiate neid seal 14 päeva, selle eest maksab KOV peab maksma selle eest ka, kui see kass on raskes seisundis, eks ole, et teda ei tohi abita jätta, mingisugune veterinaarabi peab olema talle tagatud, et need summad lähevad ilmselt väga suureks ühe kassi peale, ma ei tea, on sul mõni näide, kui palju see võiks olla näiteks, kui on meil selline, no ma ei tea, leiate üles tiine kassi, kellel on komplitseeritud poegimine ja te peate talle keisir tegema, no see vist ei ole mingi nali. No ikka tuhandetesse selles mõttes kindlasti need kliiniku arved lähevad, et kui juba on loom, kes vajabki sellist nagu spetsiaalset abi ja kes on vaja viia operatsioonile ja ikka et selles mõttes ja noh, muidugi ka loomad, kes on juba siis meie MTÜ arvestuses ja kellele me siis, et neile abi tagada, kellele me peame siis annetusi koguma, et samamoodi meil on tõesti osade kasside peale, me räägime seal 2-3 tuhat eurot, et... No annetused annetusteks, et inimesed ise otsustavad, kuhu nad annetavad, aga kui me nüüd räägime nüüd jälle sellest nii-öelda virtuaalsest tiinest kassist, kes saabub teile ja poegib 3. päeval, eks ole, siis tegelikult tema kogu need kulud ju kannab selle KOV-i elanikud ühiselt. Ka need, kellel ühtegi looma ei ole, kellel kunagi ei saagi olema, eks ole. Nii et ma arvan, et tõesti KOV-idel oleks ikkagi sellest palju kasu, aga mul ei olnud üldse plaan tegelikult nii pikalt kiipimisest rääkida, aga noh, jälle, kui see kiipimine korras oleks, siis võib-olla meil seda ülejäänud juttu poleks tarvis rääkida. et miks need varjupaigad just niisugused naasugused peavad olema, aga kuna juba tuli see veterinaar abi ka kõneks, siis... Kas teil on igal varjupaigal oma arst? Igal varjupaigal ei ole, et aga noh, jällegi, kuna me oleme varjupaikade võrgustik, meie varjupaigad, noh, me oleme üks MTÜ, teeme omavahel koostööd, et siis on noh, seda, et ütleme, et veterinaar käib ühest varjupaigast teise, et seda on meil päris palju. On ka olukordi, kus on kiiresti vaja arstiabi ja veterinaari pole kohal või ta ei saa tulla kohe, et siis kasutame ka kliiniku teenuseid. Et kasutate neid siis need 24 tundi lahti olevaid kiiret abi andvaid kliinikuid. No nüüd, kui sellest on nii palju juttu olnud, nendest varjupaikadest ja hoiukodudest, et siis mulle on nagu alles nüüd viimastel aastatel selgunud, et nende kõikvõimalike MTÜ-de hulk, kes siis kas peavad varjupaika või hoiukodu, et need on väga suur ja ka ilmselt on loomade elukvaliteet neis väga erinev. Kas keegi üldse enam-vähem teab, kui palju selliseid ettevõtmisi võiks Eesti peal olla ja kui palju seal võiks loomi olla? Võt loomade arvu kohta ei tea ilmselt mitte keegi. Aga et kui palju neid MTÜ-sid on, siis noh, meie tegelikult puhtast huvist oleme ise natukene sellist nii-öelda uuringut teinud ja meie siis leidsime, et oli ligi, või noh, ütleme umbes 60 sellist MTÜ-d, kes tegutsevad siis, noh, kes on ennast registreerinud ja tegutsevad siis kasside aitamise. Koerte ja kassidega siis ilmselt? Jah, aga enamus ikkagi kassidega, eks ole, et noh, ütleme sellised ripakil koeri meil ju väga palju nagu ei ole. Et jah, ütleme süke 60 on umbes see number. Kas selle põhjal võiks nagu öelda, et kui on varjupaik ja ta nimetab ennast varjupaigaks, siis enamasti juba on ta selline, et seal on ka koerad ja siis kui on sellised kassi abistavad MTÜ-d, siis nendel on pigem hoiukodud või neil on ka ikkagi nagu varjupaigad, kus on palju kasse koos? See nüüd sõltub, kuidas tegelikult igaüks ennast otsustab on ju nimetada. Et ilmselt nendel MTÜ-del osadel suurematel on ju ka ikkagi varjupaigad. Ja selles mõttes ma tean MTÜ-d, kes nimetabki ennast varjupaigaks, aga kellel ongi et ongi lihtsalt kassituba, eks ole. Aga nimetab varjupaigaks, et koer ei ole selles mõttes. Aga see ongi nagu see, et kuidas mida nimetada, et see on täiesti selles mõttes reguleerimata, et aga noh, ütleme uus seadus siis tahakski on ju määrata seda, et nad kõik ikkagi oleksid varjupaigad ja neile kõikidel oleksid määratud siis mingisugused tingimused. Aga hoiukodu? Hoiukodu on nüüd selline asi ja seda nüüd ei soovita nagu muuta ka, et see põhimõtteliselt jääks niimoodi,
et on MTÜ, täpselt samamoodi nagu meiegi, et ütleme, meil on kohapealne siis varjupaik, kus me hoiame loomi, aga siis on sellised loomasõbralikud eraisikud, kes soovivad aidata ja pakuvad siis vabatahtlikuna hoiukodu. Et ka meil on päris selline tore hoiukodude võrgustik, aastas ikkagi 100 loomi käib meil läbi hoiukodudest ja nemad on siis, nad ei ole ametlikult, eks ole, kuidagi MTÜ-ga seotud või et nemad, neid ei käida kuidagi selles mõttes kontrollimas või mis iganes, et nad lihtsalt, nad on põhimõtteliselt vabatahtlikud. No jah, aga mingi kontroll peab olema, teie ilmselt peate neid kontrollima. Jah, meie kontrollime, aga ma mõtlen just, et kui me räägime ka sellest seadusest ja sellest mingisugusest riiklikust kontrollist, et siis nüüd samamoodi selle uue seaduseelnõu kohaselt, mis võib-olla natukene tekkis selline paanika avalikkuses, et kardeti, et võib-olla hakatakse siis neid hoiukodusid, neid vabatahtlikke siis kontrollimas käima, aga tegelikult ministeeriumi poolt on tulnud päris selge signaal, et nemad ikkagi kontrollivad seda MTÜ-d ja MTÜ siis ise vastutab oma hoiukodude eest ise. Et jah, aga kindlasti muidugi see MTÜ peab siis tagama, et need tingimused seal hoiukodus oleksid head selle looma heaks. Kas siis ei või tekkida selline olukord, et olen ennast küll positsioneerinud varjupaigana, aga siis olen hoopis seaduse muudatuse tulles olen hoiukodu ja ärge tulge mind kontrollima? Seal on nüüd niimoodi, et mingisugune kindel loomade arv. Muudab ta juba varjupaigaks? Jah, just. Ma nüüd täpselt sõnastust praegu ei oska öelda, aga põhimõte oli siis selles, et on see kindel loomade arv. Ma ei mäleta, kas ta oli alates üle 5 äkki, võib-olla oli üle 6. Kõlanud järsku midagi taolist võib-olla. Ja teine asi on siis see, et nad on loomad, kes on siis koduta loomad, eks ole. Et kui mul on endal kodus 5 lemmiklooma, kes kuuluvad mulle ja on minu nimel registreeritud, et siis on täiesti eraldiseisev lugu. Aga see on natuke all ala. Ma nüüd mõtlen, et kui minusugune tahaks, ma tahan kogu aeg loomi päästa, aga leiangi juba see kiisukese, esimese viin koju, aga võib-olla minu oma kassiga ta ei klapi, mul on tegelikult üks tühi krunt, seal on mul mingi putka, viin ta sinna. Kui ühe oled juba võtnud, mis see siis teise võid ju ka võtta, eks ole, teine õnnetu on. Ja ma arvan, et see hoarding, millele ei ole eestikeelset õiget vastust, see on siis see loomade kogumine, mis on tegelikult nagu psühholoogiline probleem. Saabki alguse just sellistest minusugustest. Aga siis, kui sul on juba 5, mis vahet on, kas on 5 või 6? Ja kui on 10, siis ei ole ka vahet, kas on 10 või 11 ja siis ongi ups, äkki on 45, eks ole ju. Aga ma võin ju väita, et need on minu loomad. Ma olen eraisik, need on minu omad. Mis te must tahate? Jaa, kusjuures ise olengi täpselt sellel samal teemal ka suhelnud ministeeriumi ametnikega ja ka nemad on ise jõudnud selleni, et see nii-öelda murekoht võib tekkida. Ma ei tea nüüd täpselt kuidas, aga nad väljendasid, et nad püüavad ka seal mingisugused meetmeid leida, et seda siis kõike tegelikult nagu ennetada ja ära hoida. Sest Eesti seadused ei keela ju pidada, meil ei ole nagu loomapidamis, mis arv mul võib olla, et lihtsalt muidugi, kui see läheb selliseks, et naabrid kaebavad ja loomal on paha olla, siis on juba teised seadused, mis seal siis loomapidamisnõuded, et peavad olema täidetud, aga arvuliselt tõesti see ei ole määratletud. Aga kui ma neid sealt nagu edasi annan, ma ei müü neid, ma lihtsalt annetan inimestele. See ei muuda mind veel ka vist või muudab see mind juba, siis me läheme nüüd väga juriidikasse. Ma just mõtlen, et kui ma tegeleks nii müügiga ja reklaamiga, siis ma olen juba nagu asutus, et see on nagu selge, et see on teistmoodi. Aga võib-olla oli seal see sõna loovutus äkki, et see nagu muudaks ka seda tegelikult on ju, et loovutada võib ka ilma rahata. Jah, nüüd jälle tegib küsimus, et kus me teame, et ta loovutas. Meil on jälle vaja kiipi ja registrit, eks ole ju. Meil on vaja, et sünnihetkel see loom oleks kusagil registreeritud kellegi nimele ja siis edasi me saame tema ajalugu jälgida ja kui kusagilt kogu aeg midagi loovutatakse ala lõpmata, siis võib-olla läheb lamp põlema ja mõtleme, et kes see loovutaja seal on, et kas ta on hoiukodu varjupaik või lihtsalt doktor Toomet, kes on hulluks läinud ja korjab omale loomi kokku. Jah, et sinna kiibistamiseni ikkagi kogu aeg jõuame tagasi. Aga nüüd ütleme, kui nüüd on pind, on kuur või putka või isegi võib-olla maja ja mõtlengi, et
et mis ka mitte, et ma teengi siia varjupaiga. Et mida see siis tähendab minu jaoks? Millega ma pean siis arvestama, kui ma tahan olla seadusekuulekas ja teha ta korraliku? No praegu ega ta tegelikult ei tähendagi suurt midagi, sest seaduse järgselt ei ole isegi ju varjupaiga mõistet defineeritud. Hetkel otseselt mingisuguseid selliseid tingimusi eraldi varjupaikadele ei ole. Sest seokast mõistetki pole üldse vist seaduses nagu varjupaik. Ei olegi, ei olegi. Aga mida nüüd selle uue seadusega tahetaksegi teha, on esiteks kehtestadagi teatud tingimused varjupaikadele, et loomadel oleks seal hea olla, et mitte nagu niimoodi, et on päästetud ühest halvast kohast ja viidud siis teise halba kohta, et see ei ole ka õige. Samas on ka nõue, mis siis määratleb ära, et tuleb pidada arvet loomade üle. Et samamoodi, nagu me siin alguses rääkisime, et kellelgi pole aimu, kui palju meil üldse koduta loomi Eestis on tegelikult, kus piirkondadest neid kõige rohkem tuleb näiteks. Et siis jällegi see uus nõue siis aitaks tagada seda, et riigil oleks parem ülevaade, mis meil üldse hulkuvate loomadega toimub. Ja tegelikult need nõuded, mille üle on ka olnud siin ikkagi päris palju hirmu ja paanikat, ei ole üldse midagi sellest mõttes väga suurt või väga sellist kohutavat. Et me räägime sellistest lihtsatest asjadest nagu, et toit ja liivakast peavad olema eraldi, on ju. Näiteks... Selle peale mõni ütleb, et mis niisuguseid mõttetud asju kirja panete, et see on ju elementaarne. Aga kui seaduses ei ole ja mõnel ei ole seal liivakasti ja Veeteametik läheb kontrollima ja siis inimene ütleb, et aga seadus ei ütle midagi. Ja, just nimelt. Ka see näiteks, et liivakaste siis iga täiskasvanud kassi kohta on ju, peab olema üks, on ju. Väga oluline asi tegelikult, et kui kassidega tegeleda, siis see tundub väike asi, aga tegelikult... See on nagu tähe närimine, aga tegelikult see on tähtis. Et me ise näeme ka, kuidas... Või näiteks vahest ongi see, et kui kass läheb meie juurest koju ja siis seal on juba teine kassi ees ootamas ja siis meile helistatakse, et oi, nii palju stressi on, siin kassid on stressis, ma ei tea, teevad liivakastist mööda, on ju. Inimene võib-olla juba nii meelehitel, et tahab tagastada seda looma, siis tegelikult esimene asi, mis me ütleme, et pange liivakaste juurde erinevatesse kohtadesse. Ja tihti see nagu aitab väga hästi. Siis on ka see, et mis võib-olla on selline natuke keerulisem võib-olla väiksematele MTÜ-dele teostada, on see, et on ära määratud, kui palju kasse võib-olla ühes seltskonnas siis nii-öelda ühe ala peal. Kes on ruutmeetritega määratud või kassi arv? See on kasside arv ja see arv on 6. Et ühes siis nii-öelda mingisuguses kinnises alas, kas siis ruumis või siis see võib olla ka suurem ala, mis on seintega eraldatud ära. Seda suurust vist ruutmeetritega seal ei olnud märgitud, aga ikkagi point on selles, et sinna ala peale peavad mahtuma ikkagi need liivakastid kõik ära, mida on vaja igale täiskasvanud kassile ja siis, et toit oleks ka siis eraldi, eks ole. No kassil ongi, tal on vaja tegelikult ta isegi tahaks juua ja süüa eraldi kohtades väga tihti. Siis jumala eest ta ei pissi sinna, kus ta joob ja sööb ja kus ta magab. Nii et ta peab ka magama mingis, et tal oleks nagu sellist 4 eri tsooni vähemalt vaja, eks ole ju. Just. Samamoodi meil ka varjupaikades on kindlasti on vaja teha mingisugust ümberkorraldusi, et me ise vaikselt juba liigume sinna suunda, et meil oleks ühel alal siis võimalikult vähe kasse, sest meil ei ole selles mõttes vaja seadust selleks, et näha, kuidas see kõik, meie pikaaegne kogemusi on näidanud, et kuidas see kõik mõjutab. Et väga suur vahe, et kas sul on seal 50 kassi seal ühes toas või on seal 10 kassi ühes toas. 10 kassiga on olukord ju palju rahulikum, kassid on, neil on vähem stressi, nad saavad kiiremini koju tänu sellele. Et me ise ka liigume tegelikult selles suunas, aga täpselt samamoodi ka meie peame ehitama mingisugused vaheseinu, tegema ümberkorraldusi. Aga me näeme, et see kõik on tegelikult õige ja loomade heaolu. See ei ole ju tegelikult üldse mingi karjaloom. Just. Nii et see, et ta üldse soostub seal 10 koos elama, see on ka nagu suur asi. Ja siis jälle, et kui on natuke suurem võimekus, siis ilmselt saab selle kassi, kellel ikka üldse ei sobi, saab selle kusagil eraldada, sest jälle mida mina siin sotsiaalmeedias näen, on see tapikarjed, et mingisugune mašakene või mingisugune popsik tal ei sobi kassituba ja nüüd ta istub puuris ja puuris on tal, ja loomulikult puuris ongi tal halb. Ja siis otsitakse talle meeleheitlikult siis kas hoiukodu või päris kodu. Et jälle, kui me ilmselt tahaksime olla nagu tõsiselt
võetav varjupaik, siis äkki peaks olema seda võimekust ka, et me saame neid rohkem isoleerida, rääkimata muidugi veel sellest, et kui tulevad uued kassid, siis seal on see nakkusoht on ju täiesti tohutu. Koera puhul see ei ole üldse, see ei ole võrdväärnegi, sest koertel on ka nakkushaigusi, aga kassid omad on ju oluliselt nagu sellised salakavalamad, eks ole ju. Ja tõesti ei kujutaks ette, et tuleb tänavalt üks täiesti teadmata tervisega kass ja me paneksime ta kokku teiste kassidega kassituppa, et samamoodi ka seal määruses ongi siis välja toodud see sama karantiini nõue, mis on igati mõistlik tegelikult. Et... Nii kui sulle seda täna tulnud kassi ei ole mõistlik kokku panna ka selle üleeile tulnud kassiga, sest nad saavad ju vastastikku risti. Ja loomulikult, muidugi. Et siis meil peaks olema nagu üsna palju neid eristamise bokse või neid ruume, eks ole ju. Ja sinna meie selles mõttes oleme omal käel jõudnud, et karantiiniala on meil täiesti erinev ja kassid vähemalt esimesed 14 päeva tegelikult teiste loomadega kokku ei puutu. Selle uues loomakaitse seadus oli muidugi ka see punkt, mida hakati kõvasti vaidlustama, et kus oli öeldud, et selle hulkuva looma või loomaarsti otsusega eutaneerida varem kui 14 päeva möödudes. Ja mina loomaarstina tegelikult saan sellest väga hästi aru, et kui täna leitakse loom, kellel on ülihalb olga ja kelle valusid ja kannatusi me tegelikult ei saa leevendada, siis on see täiesti humaanne, et me seda 14 päeva ei oota. Ehkki muidugi kardetakse, et tuleb omanik ja ütleb, et mis te mu loomaga tegite, see on ju tema omand. Ehk et seda saab ilmselt ka praegu teha. Aga uue seadusega peaks olema siis loomaarstil natuke rohkem õigust. Jah, just, et tegelikult see ei olegi mingisugune nüüd uus asi või ütleme, et kuidas on seda kommunikeeritud ka, et on kardetud, et võib-olla nüüd varjupaikades hakatakse hästi palju kuidagi massiliselt loomi magama panema selle 14 päeva jooksul, et isegi seda 14 päeva ei pea nii-öelda ära ootama. Et see kõik on tegelikult selline täiesti asjatu paanika, et mina näen, et tegelikult otseselt midagi väga suurelt ei muutu, kui võib-olla see, et veterinaaril ongi rohkem seda otsustusõigust, aga ega me siiamaani ka pole neid loomi ju lihtsalt piinlema jätnud. Et on olnud seda eutanaasia otsust vaja vastu võtta ka enne selle 14 päeva kukkumist ja seda me teeme siis kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega. Sest sel hetkel on see loom ju tema oma, eks ole ju? Just nimelt, et see on KOV-i loom ja muidugi võib juhtuda, et omanik tuleb otsima aga ütleme nii, et kui seal on ikkagi see põhjendus taga. Tõsine terviseprobleem ja loomakannatused. Just, et siis inimene saab ikkagi sellest aru. Ja ilmselt, kui see on korralikult dokumenteeritud, siis ei ole mõtet ka kohtusse minna, sellepärast, et loomakaitse seadus läheb igal juhul siis nagu üle sellest, ma ei tea, kas siis asjaõigusseadusest, et see oli minu ese, mis te minu esemega tegite, aga kui ese kannatab, siis me peame ikkagi vaatama seda, eks ju. Ja selliste juhtumite puhul me räägime ka tihti näiteks auto alla jäänud loomadest, et siis ikkagi omanikud ikkagi enamasti mõistavad ja mina leian, et see see punkt seal seaduseelnõus ei tekita mingisuguseid suuri muresid, et pigem vastupidi, et annab lihtsalt veterinaarile rohkem seda õigust. Sa ütlesid nüüd siin välja selle, et on esitatud sellist kartust, et aga siis hakatakse neid hirmsasti magama panema. Et on sul mingisugune oma teooria, et miks pärast see kuvand levib, et minu jaoks on see väga kurvastav, et millegi pärast vastandavad ennast sellised nõukill organisatsioonid ja teie, ma ei saa ju öelda, et te olete yes kill, eks ole, aga samas ju elu on selline, et osad loomad, tõesti kas või see raskelt kannatav haige loom, teisest küljest ilmselt ka mingisugune täiesti metsik kass, kellel ei ole lootuski kodu leida, selle asemel, et lasta tal seal puuris endal hääl kähedaks karjuda ja ennast ära lõhkuda, on ilmselt humaansem
teda paremasse kohta saata, et aga noh, jääb vahel selline mulje, et jumal hoidku, et sinna varjupaikade MTÜ-sse või siis noh, teine paha rett on siis Tartu varjupaik, et noh, sinna küll ei tohi, et kohe pannakse magama. Ja seda, eks me ikka oleme kuulnud aga ma tahaks öelda, et kindlasti ka need sellised arusaamised levivad ka mingisuguses sellises pigem tegelikult kitsamas ringis, et noh, kui oledki seal võib-olla kuskil mingisuguses loomade kogukondades et ikka inimesed leiavad tee meieni ja väga-väga palju ikkagi satub meile loomi, et võetakse meiega ühendust ja pöördutakse meie poole abi saamiseks. Aga nüüd, mis puudutab seda vastandamist või sellist, et ma arvan, et eks siin mõnes mõttes ongi sellised ühingute mingisugused filosoofilised erinevused. Et me kindlasti ei taha nagu kuidagi esitleda end kui mingisugust nagu no-kill varjupaika, kui no-kill varjupaik tähendab seda, et mitte ühtegi looma mitte mingil juhul ei panda magama. Et üks pool ongi need raskelt haiged loomad, kes kannatavad valudes ja kellel keda lihtsalt ei ole võimalik ravida. Aga teine pool on täpselt nagu sa siin juba tõid välja, et see metsikas, kes seal puuris lihtsalt vireleb. Et ma arvan, et just see teine pool ongi see, milles osas me võib-olla mõndade MTÜ-dega meie arvamused lähevad lahku. Ja tegelikult meie stiil ei ole nüüd see, et me nagu läheksime võib-olla nagu kritiseerima teisi, ütlema midagi, et mis nüüd meile ei sobi või ei meeldi, aga paraku on mõned MTÜ-d, kes on otsustanud siis meie suunal nagu seda teha, et ma ei oska öelda, miks nad seda teevad, et ma võin lihtsalt siin spekuleerida, et võib-olla on see viis, kuidas võib-olla ise ennast natuke paremas valguses näidata, kui on mingisugune süüdlane, kelle poole näpuga näidata, aga jah, paraku seda ütleme seda natuke sellist laimamist ikkagi tehakse. Sest mind paneb see muretsema sellepärast, et kui ma näen, nagu sa tead, kui sa hakkad sotsiaalmeedias midagi vaatama, siis seda ju viskab sulle ette kogu aeg ja nüüd mulle viskab kogu aeg ette neid vaeseid loomi, kes kuskil ripakil on. Ja jälle kassidega võib tihti olla nii, et nad ongi sellised vabakäigukassid või neil polegi peremeest, aga koertega ikkagi enamasti on see, et ta on kusagilt lahti pääsenud ja võib-olla peremees otsib, et selliseid nii-öelda sihilikult maha jäetud, muidugi on ka, ega neid juhtumeid on olnud ju, aga neid on ikkagi vähem ja siis ma alati mõtlen ja kusjuures ma olen kirjutanud ka, sest kus me nüüd leiaks ja kes ta võtaks ja kuhu ta viiks ja siis ma ikka vahel tõesti guugeldan ja vaatan, et kus omavalitsuses see sündmus aset leiab ja siis olen kirjutanud, et kuulge, teie omavalitsusel on lepingupartner, et ta on kohustatud. Et siin ei ole midagi see, et nad ei tule välja. Nad on kohustatud, nad peavad tulema ja selle looma viima turvalisse kohta. Ja siis see turvaline koht on tõesti, ma arvan, et ma sinuga istun siin nüüd üle laua ja me võime seda ausalt kinnitada, et see koht on turvaline, keegi ei hakka teda eutaneerima täna ega homme, tal püütakse leida omanik üles, kui 14 päeva kukub, siis ma arvan, et teil on rahalisi vahendeid, teil on toetajaid, te ei pea kedagi saatma sinna vikerkaare taha lihtsalt sellepärast, et ruumi ei ole või raha sai otsa, on mul õigus. Ja see vastab täiesti tõele, et võt ongi võib-olla see vale arusaam või selline nagu hirm, mida on külvatud just selles osas, et tiksub see 14 päeva täis ja siis 15. päeval pannakse magama, et sellist asja lihtsalt ei toimu meil, et jällegi, nagu ma juba ütlesin, siis eutanaasiat muidugi tuleb ette ja seda me isegi ei salga, aga et nüüd järjest niimoodi, et 14 päeva sai läbi ja nüüd paneme magama, lihtsalt see ei vasta tõele. Seda ilmselt vanasti tuli ette, kui see ülerahvastus oli väga suur, tuli teha mingeid valikuid, ma mõtlengi, et päris algusaastatel. Aga seal ka siis sa pead ju selle valiku tegema sel hetkel siis, kellel on rohkem perspektiivi ja kellel mitte, aga ma olen küll aru saanud, et see ei ole enam tänapäeval nagu teie valiku koht. Ja ütleme, et selle 8 peaaegu 9 aasta jooksul, mis mina olen varjupaikade MTÜs olnud, siis väga palju on ju aastatega muutunud, ka Tallinnas näiteks veel 8 aastat tagasi ikkagi oli, võiks öelda, et ikkagi täiesti ülerahvastatus Tallinna varjupaigas, aga ka siis ikkagi me otsisime võimalusi
otsisime hoiukodusid, tekitasime mingisuguseid ruume juurde varjupaika, et kus me saaksime neid loomi hoida. Et tõesti, et ei ole sellise külma südamega inimesed, kes lihtsalt vaatavad, et okei, pole ruumi, sina lähed, on ju. Et aga jah, seda hirmu tuleb inimestel vahepeal tõesti maha võtta, et on selline valeinfo läinud kahjuks liikvele. Mulle ütles kunagi varjupaiga töötaja, kui mina õudselt aletsesin mingit, ilmselt oli mingi koer, kes oli mingi 5 aastat varjupaigas olnud ja siis ütles ka, et ei ära muretse, et igale loomale, kui ta on füüsiliselt enam vähem ja pole vaimselt katki, ühel hetkel ikkagi leidub see inimene ja ma ei tea, kas nüüd on just, kas teil ongi november see vana loomakuu või? Jah, just. See vana loomakuu on minu meelest selles mõttes nii armas, et kui inimene saab oma sellest isekusest üle, et ma tahan, et see loom oleks minuga võimalikult kaua ja mis minust saab, siis kui ta mu maha jätab, vaid mõtleks niimoodi, nagu jälle ma ei väsi kordamas Triinu Priksi sõnu, kes ütles, et ära mõtle nii, et sa võtad omale looma, mõtle nii, et sa andsid loomale kodu. Ja selle ilusa lausega ma tahakski lõpetada, nii et vaadake vanakesi, keda eksponeeritakse varjupaikade lehekülgedel ja mõelge, et äkki te tahate anda mõnele loomale kodu. Ja. Aitäh, Anni! Aitäh! Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.